kell on 3, alustame tänase istungiga. Tere kõigile. Ja esimese asjana meil on ka üks sünnipäevalaps sellel kuul. Üks ja ainus Rait. Aplaus. Siis palun kohaloleku kontroll. Kas keegi osaleb füüsiliselt ilma arvutita? Ja ma ei saa aru, kas Kadi Kalmus on näha. On kohal. Aitäh. Madis on. Ei ole mind või? Ei näita seda veel. Miks? Ulvid ka praegu kovisi näitavad. Kohal, Ulvi kohal. Aivarit ka ei näita, Kris ei näita. Madis ka näitab. Kaja ka ei näita. Ja kohe. Seda ei ole näinud. Võrdaks ka automaat. Ei ole tulnud? Ei. Nii. Madis tuli. Keegi on veel puudu. Ei ole. Sul on need külalised. Okei, ja 7. Väga hea. 17 volinikku, kõik on täna kohal. Ulvi näitab ennast ekraanil ka, seal kõik näevad teda, et Tere hommikust kõigile. pilt on olemas, tõenäoliselt hääl ka olemas. Okei. Häälega ära. Ulvi, kuuled sa mind? Ja. Meil ei tule sama, see on äkki. Meie peab mõtlema. See vahepeal veel üritamist. Väga troll. Sest pikkel näiteks sees ole. Kas mind pole kuulda? Kõlanud ei tööta. Siis on raske midagi vastu kuulda. Nüüd võiks olla meil ka kuulda. Kas ma olen nüüd kuuldel? Pilt jääb siin küll äkki volüüm on maas või teleka peal. Jaa, võtt. Telek, aga meil on oluline on see. Selles mõttes, et jah, on sees küll, et siin ei saa sellest küsimus olla sinule. See on meie probleem siin mingil põhjusel, et ma korra, ma tegelen sellega kohe. Ma proovin sellega siis siit. Aga me võime siis edasi minna päevakorra kinnitamisel. Kui me päevakorda kinnitame, et loeksime ette ühe arupärimise. Lugupeetud Toonja vallavanem Annika Pajumaa-Muurov.
lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ning volikogu liikme õigusest saada vallavalitsusel teavet ja selgitust esitama käesoleva arupärimise seoses Luunja vallavalitsuse ja Tarvo Laasi vahel 10. veebruaril aastal 2026 sõlmitud käsunduslepinguga, kuna tegemist on korruptsioonikahtlusega. Sõlmitud lepingu sisu põhjal on tekkinud põhjendatud küsimus, kas nimetatud leping on kooskõlas kehtivate seadustega, eelkõige võlaõigusseaduse ja töölepingu seadusega ning kas lepingu tegelik sisu vastab käsunduslepingu olemusele. Leping sisaldab mitmeid tunnuseid, mis on töölepingule iseloomulikud, sealhulgas alluvussuhe, kindel tööaeg ja töömaht, regulaarne igakuine tasu, puhkuse sätestamine ning töövahendite tagamine, ülearvuti ja telefon, käsundus ja pood. Töölepingu seaduse paragrahv 1 lõike 1 kohaselt kohaldatakse töölepingu seadust sõltumata lepingu nimetusest, kui lepingu sisuks on töö tegemine töötaja ja tööandja vahelises alluvussuhtes. Eeltoodust tulenevalt palume vallavanemalt kirjalikke selgitusi järgmistele küsimustes. Millistel kaalutlustel otsustas Luunja vallavalitsus sõlmida Tarvo Laasiga käsunduslepingu, mitte töölepingu, arvestades lepingu sisus esinevaid töölepingu tunnuseid? Kuidas on vallavalitsus hinnanud nimetatud lepingu vastavust töölepingu seaduse paragrahv 1 lõikele 1 ning milline on vallavalitsuse õiguslik seisukoht võimaliku varjatud töösuhte riski osas? Kas lepingu ettevalmistamisel ja sõlmimisel viidi läbi õiguslik analüüs lepingu kooskõla kohta võlaõigusseaduse ja töölepingu seadusega ning kes selle analüüsi koostas? Kuidas põhjendab vallavalitsus käsunduslepingus 28 kalendripäevase puhkuse sätestamist, arvestades, et puhkus on töölepingu seadusest tulenev töötaja põhiõigus? Kas vallavalitsus on hinnanud lepingu võimalikku mõju Luunja vallale, sealhulgas riske lepingu ümberkvalifitseerimiseks töölepinguks ning sellega kaasnevaid võimalikke rahalisi ja õiguslikke tagajärgi? Kas ja milliseid samme kavatseb vallavalitsus astuda, kui selgub, et lepingu sisu ei ole kooskõlas kehtiva õiguse või hea halduse tavaga? Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 3 punktidest 1, 2, 6 ja 7, mille kohaselt peab kohalik omavalitsus tegutsema seaduslikult, otstarbekalt, säästlikult ning tagama avalike vahendite eesmärgipärase kasutamise, samuti haldusmenetluse seaduse paragrahv 5 lõige 2 sätestatud hea halduse põhimõttest ning korruptsioonivastase seaduse eesmärgist ennetada huvide konflikti ja avaliku võimu kuritarvitamist, palume vallavanemalt täiendavaid selgitusi järgmistes küsimustes. Millistele konkreetsetele pädevustele, oskustele ja teadmistele tuginedes leidis vallavalitsus, et valimisliidu Meie Luunja juhil ja koalitsioonipartneril Tarvo Laasil on piisav professionaalne ettevalmistus lepingu sätestatud tööülesannete täitmiseks, arvestades KOKS-is paragrahv 3 tulenevat kohustust tagada kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine pädevalt ja professionaalselt. Kas ja kuidas hinnati enne lepingu sõlmimist, kas nimetatud tööülesanded oleks olnud võimalik täita vallavalitsuse enda ametnike poolt, sealhulgas arvestades vallasekretäri ja teiste vastava pädevusega ametnike olemasolu, lähtudes KOKS paragrahv 3 tulenevast otstarbekuse ja säästlikkuse põhimõttest? Juhul, kui vallavalitsus leidis, et vallavalitsuse ametnikel ei ole piisavaid teadmisi või oskusi nimetatud ülesannete täitmiseks, kas kaaluti hea halduse põhimõttest lähtudes alternatiivina teenuse tellimis sisse pädevatelt asutustelt või konsultatsiooniettevõtetelt, kellel on vastav erialane kompetents ja kogemus struktuuri muudatuste ning ametiühendite koostamisel? Kuidas kaalutlemine toimus ja millised olid tulemused? Kas lepingu sõlmimise eel viidi läbi majanduslik ja sisuline kaalutlus, milles võrreldi erinevaid võimalikke lahendusi, näiteks tööjaotus olemasolevate ametnike vahel, teenuse sisseostmine, ajutise töölepingu sõlmimine ning kuidas hinnati valitud lahenduse vastavust KOKS-ile paragrahv 3 tulenevale avaliku raha säästliku ja eesmärgipärase kasutamise kohustusele? Kuidas põhjendab vallavalitsus 3000 € suuruse igakuise tasu määramist ja proportsionaalsust, arvestades lepingus sätestatud tööülesannete mahtu, kestust ja iseloomu ning kuidas lähtus hea halduse põhimõttest ja avalike vahendite vastutustundliku kasutamise nõudest? Miks ei ole käsunduslepingu selgelt määratletud töö tegemise asukohta ning kuidas on vallavalitsus hinnanud sellise regulatsiooni puudumise vastavust lepingu täitmise kontrollitavuse ja läbipaistvuse nõuetele? Millised on lepingus viidatud muud ühekordsed vallavanema poolt antud ülesanded
ning miks ei ole neid lepingus sisuliselt ja ammendavalt kirjeldatud, arvestades vajadust vältida ebamääraseid volitusi ja tagada avaliku raha kasutamise kontrollitavus? Milliseid muid ühekordseid vallavanema poolt antud ülesandeid on Tarvo Laas juba käesoleva lepingu raames täitnud? Millisel viisil ja milliste objektiivsete kriteeriumite alusel tehakse kindlaks nimetatud tööülesanded, sealhulgas, kes kinnitab tööde tegeliku mahu ja sisu, millisel kujul toimub tööde vastuvõtmine, aruanded, vahekokkuvõtted ja tulemused? Milline on lepingu konkreetne lõpptähtaeg, arvestades, et leping kehtib kuni majandusosakonna juhi konkursi tulemuste selgumiseni ning kuidas on selline määratlemata ajaperspektiiv kooskõlas hea halduse ja õigusselguse põhimõttega? Milline on lepingu teenuse kogumaksumus kogu kehtivusperioodi jooksul, sealhulgas tasu kokku, kõik tööandjapoolsed maksud, võimalikud hüvitised ja kõrvalkulud, näiteks sõidukulud ja töövahendid? Millisel Luunja valla eelarve real on nimetatud kulud kavandatud ja kaetud ning kas vastav eelarve rida oli lepingu sõlmimise hetkel piisava mahuga volikogu poolt kinnitatud? Kas vallavalitsus on hinnanud lepingu sõlmimisel ja täitmisel võimalike huvide konflikti ja korruptsiooniriski? Millised ennetavaid meetmeid on vallavalitsus rakendanud või kavatseb rakendada, et tagada lepingu täitmise täielik läbipaistvus, kontrollitavus ja vastavus korruptsioonivastase seaduse eesmärkidele? Millised on vallavara spetsialisti, osakonna juhataja, taristunõunik, osakonna juhataja ning keskkonnanõuniku ametikoha põhiülesanded ja vastutusvaldkonnad? Palume lisada ametlikud ametijuhendid või ametikohustuste kirjeldused, mis olid vallavalitsuse kasutuses enne struktuurimuudatuse otsust. Millise vajaduse või strateegilise eesmärgi alusel otsustati vallavalitsuse struktuuri muuta 10. veebruaril aastal 2026, mistõttu loodi või muudeti nimetatud ametikohad? Palume selgitust, millised analüüsid, uuringud, teenuste kvaliteedi hinnangud või tegevuse efektiivsuse kaalutlused seda otsust toetasid? Millisel põhjusel ja kaalutluse alusel on vallavara spetsialist osakonna juhataja töötajaamet, mitte avaliku teenistuse ametikoht? Palume selgitust, kuidas see valiku ühtib avaliku teenistuse seaduse nõuetega. Peame oluliseks, et Luunja valla poolt sõlmitavad lepingud oleksid mitte ainult vormiliselt, vaid ka sisuliselt kooskõlas kehtiva õiguse, läbipaistva juhtimise ja hea halduse põhimõtetega. Palume vastata käesoleva arupärimisele kirjalikult seaduses ette nähtud tähtaja jooksul ning anda suulised selgitused ja vastused ka järgmisel volikogu istungil. Aitäh! Aitäh ja siis päevakorra kinnitamise juurde. Kas kellelgi on ettepanek? Ei ole ettepanekuid. Kinnitame päevakorra nii, nagu ta meil siin istungil teates oli paika pandud. Aitäh! Esimene päevakorra punkt on umbusalduse avaldamine Luunja vallavolikogu esimehele. Siin ma annan juhatamise üle meelde. Aitäh! Et nagu öeldud, siis on umbusalduse avaldamine Luunja vallavolikogu esimehele. Annan ettekandeks sõna umbusalduse avaldajatele. Me jääme selle umbusaldusteksti juurde, mis on esitatud. Kuna kuu aja jooksul ei ole volikogu esimeest näidanud ühtegi sammu selles suunas, et muutuda õiguskuulekaks, viia sisse vajalikud täiendused ja parandused, et vastata seaduslikkusele, siis jääme selle esitatud umbusaldusteksti juurde. Aitäh! Kas on volinikel küsimusi ettekandjale? Ja minul on. Kaire Vahe, teie volikogu esimehe ametiajal jäi Luunja valla üldplaneering tähtaegselt kehtestamata ning vald kandis täiendavaid kulusid. Kas te võtate poliitilise vastutuse selle ebaõnnestumise ja rahalise kahju eest? Aitäh küsimuse eest. Küsimus ei ole seotud antud umbusaldusega. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ja ma küsiks, miks tuli teie kinnistutega seotud hindamisakte korduvalt ümber teha ning kas kinnitate volikogu ees, et ei avaldanud ametnikele ega hindajatele survet väärtuse muutmiseks? Aitäh. Palun põhjendage, kuidas on küsimus seotud käesoleva umbusaldusavaldusega. Need on küsimused, mis puudutavad teie ametiajal olnud olukordi, millele pole siiani veel vastuseid. Aitäh. Kuidas on need seotud käesoleva umbusaldusavaldusega?
Need on see, kui need seotud ei ole, siis teen ettepaneku ja minna järgmiste küsimuste juurde. Kas on veel küsimusi? Nii. Mul on üks küsimus küll. Et see umbusalduse põhjus number 1 on, et volikogu tegevuse ebaõige kajastamine avalikkusele. Et volikogu esimehe kohustus on tagada volikogu tegevuse tõene, objektiivne ja läbipaistev kajastamine. Et mis seal ebaõiget oli? Mul jäi see natuke ebaselgeks. Ja teeme selle välja, et kui te võtate valla kodulehe uudised ja vaatate seda punkti, mille me oleme seal välja toonud ja vaatate ja kuulate salvestuse üle, et kas sellisel kujul menetleti seda päevakorrapunkti, mis on lehes toodud kokkuvõtte. Lähe kokkuvõtte volikogu istungist peab olema sama, mis toimus tegelikult ka istungil. Kui tuuakse täiendavat informatsiooni sisse, mida volikogu istungil ei käsitletud, siis see ei anna ülevaadet reaalselt, mis volikogu istungil toimus. See on järgi kontrollitav, võtke ajaleht ette, võtke kuulake volikogu salvestus üle ja vaadake, kas moel, kujul sellise informatsiooniga käesolevat punkti. Aga faktid olid ikkagi niimoodi, et endine vallavanem tegi ju selle kinnituskirja oma finantseeringu tagamiseks, kus vald garanteeris. Ütlen veel kord, palun kuulake salvestust. Kokkuvõte peab olema seotud selle kokkuvõttega, mida istungil käsitleti. Aga need on ju faktid, mis seal välja toodud. Seal istungil ei ole sellisel kujul fakte välja toodud. Kuulake, millised faktid toodi välja ja sellisel kujul tuleb ka istungit kajastada lehes. Toome need faktid siis täna välja. Hakkame siis koos kuulama seda salvestust. Ei, mitte seda kuulama, lihtsalt, et räägime selle punkti selgeks, et mis seal siis mis olid faktid, mis ei olnud faktid. Fakt on see, et Aare tegi ju selle garantiikirja, kus vald garanteeris 100 000 eurot ja nüüd uus võimuliit ju tegi sellise garantiikirja, mis garanteerib valda ainult 35 000 eurot. Aga sisuliselt muutus nüüd see raha kasutamine vallale kasulikumaks, et mis siis sisuliselt muutus? Et mida oleks valitsus selle 100 000 eurost rohkem saanud, kui sai nüüd 35 000 euro eest? Vald ei ole ju kahju kannatanud. Üks asi on garanteerimine, projektitoetuse oma finantseeringus ja teine osa on, millisel moel ja kujul reaalselt kasutatakse oma finantseeringut projektis. Oma finantseeringu lõpuks reaalselt tagab, kui ka positiivne otsus on toetusele tulnud. Ja aga kui üks garanteerib 100 000, teine garanteerib 35 000, siis igal juhul vald ju maksab 35 000 euro. 35 000 eurot on väiksem summa kui 100 000 eurot garanteerib. Ja täpselt niimoodi on siin valla lehes ka kirjas. Otsin selle valla lehe üles, et kui me hakkame seda lahkama, siis me peame võtma ette ka volikogu istungi, et see oleks kõigile üheselt aru saada, mis on teistmoodi. Teine asi on veel, et lisaks on teinud ka arendajaga, on endine vallavanem teinud lepingu Aleviku tööstusala taristu investeeringu kaasosaluse tasumise kokkulepe. Mis jällegi ei ole üldsegi valla blanketi peal mingil põhjusel tehtud. Ta on 1 kuu ja 1 nädal hiljem peale allkirjastamist tulnud dokumendiregistrisse ülesse. Ehk et tegelikult siin on küsimusi veel rohkem ka, kui ainult see 1. Ja arvates on see ajalehes, vallalehes on igal juhul ta õigesti kajastatud. Faktipõhiselt. Õigesti või mitte. Kokkuvõtte volikogu istungis peab vastama sellele, mida arutati volikogu istungil. Kui volikogu istungil seda ei arutatud sellisel kujul ja moel ja viisil ja selliste faktidega, siis seda ei saa panna kokkuvõttesse. Volikogu kokkuvõte ei ole volikogu esimehe kolumn. Ega isiklik arvamus. Ta peab kajastama seda, mida päriselt volikogu istungil arutati. Aga tõened ometi on. Me ei ole ju seda vaidlustanud, vaid vaidlustame seda, et volikogu koondis peab olema kokkuvõte sellest, mida volikogul tegelikult arutati. Rohkem täpsustusi pole. Nii, aitäh. Kas on veel küsimusi? Ja ma küsiksin, et kuidas te toote välja praeguse esimehe rikkumisi, kui teil endal on rikkumisi, millele te ei soovi isegi vastata? Et see ju näitab teie moraalset taset nüüd küsimused, mida ma esitasin. Ma ütlen veel kord, et kui see
tõendada, kuidas need on seotud antud arupärimisega, siis me saame seda edasi menetleda. Kui seda seost ei ole antud arupärimise tekstile, millisele punktile siis need küsimused toetuvad selles arupärimises? Arupärimisele tõesti tahate see. No, aga siis me ei saa seda menetleda selle küsimuse juures, aitäh. Küsimusi? Kui ei ole, siis kas soovite lõppsõnaks aega? Selle kokkuvõtte juba tegime, et me jääme täpselt selle sama seisukoha juurde, et volikogu ei ole näidanud üles tahtmist muuta otsuseid seaduspäraseks. Siis ma annaks sõna Vaimo sulle. Jah, paari sõnaga pikalt ei tee. Umbusaldusavaldused on toodud välja 6 punkti. Paraku on vist pooled sellised, millega on raske nõustuda või vastu vaielda, sest siia ei ole kahjuks fakte sisse toodud. Väidetavalt on nad olemas, viidatakse umbes nii, et kuula istungit järgi või muud taolist. Paraku ütleme, et hästi kui umbusaldusavaldus võiks need faktid sisaldada, annaks ka võimaluse neile vastu vaielda või nendega nõustuda, kui need on tõesti tõele vastavad. Paraku antud umbusaldus pooled punktid ei sisalda üldse mingit fakti. On siin punkt, mis puudutab teemaparki. Teemapargi rahastuse mitte lülitamist istungi päevakorda. Nagu ka tollel istungil sai mainitud, siis otsus selle teemapargiga mitte edasi minna oli koalitsiooni otsus. Vastavalt sellele seda ka päevakorda ei pandud. Põhjendusi hakkasin uuesti üles lugema, tookord sai neid päris palju toodud. Samamoodi, kes soovib, saab järgi kuulata, nagu Kaire soovitas. Siis on üks punkt, puudutab selgelt komisjone. Komisjoni hääletust ei toimunud. Komisjoni hääletus toimus istungil. Tähendab, et ilmselt on antud punkt ära langenud või umbusalduse sisseandmise päeval võis sellel veel mingisugune sisu olla, siis sama istungi lõpuks oli hääletus toimunud, et antud punkti silmast ära langenud. Sama võid öelda ka selle 6. punkti kohta, mis puudutab alatiste komisjonide moodustamist, et ka nende kohta on kirjalikud vastused teile antud. Ja me leiame, et selles osas on volikogu käitunud korrektselt. Ja minu kogu sõna, et aitäh. Nii, aitäh, Kaimo. Kas tahate midagi vastata sellele? Ja ma tahaks vastata, et komisjonide koosseisud ei olnud kinnitatud vastavalt seadusele ja komisjonide koosolekud ei saanud toimuda, sest komisjone ei ole kinnitatud vastavalt seadusele ja komisjoni liikmetele on ebaseaduslikult välja makstud komisjonidel osalemise tasud. Marko, palun kommenteeri seda, me oleme seda süüdistust kuulnud korduvalt ja korduvalt. Ainult kirjalikult on kommenteeritud, et siin ei saa midagi ebaseaduslik olla, et selles mõttes, et 10 korda ei ole mõtet seda sama asja kommenteerida, et siin midagi õigusvastast kui sellist ei saa olla, et see on õiguslik eriarvamus, mis võib ette tulla, aga siin lõppastmes ega siin muud ei ole, kui kes Justiitsministeerium annab oma seisukoha, aga ega nagu öeldud, kohtusse pöördumise võimalus ei ole. Seetõttu see jääbki üles. Hästi, et sellest ma loen seda välja, et kui kohtusse pöördumise võimalust ei ole, et siis võib seadust rikkuda, aitäh. Ei, sellist lauset ma praegu ei öelnud. No, just täpselt nii see kõlaski. Seda saame istungi salvestusest hiljem järgi kontrollida, kas Mark ütles seda või ütleb, eks siis ilmselt järgi. Aga minu poolt on kõik. Ja, suur aitäh. Ja siis sellisel juhul ma paneksin hääletusele umbusalduse avaldamine Luunja vallavolikogu esimehele. Palun hääletada, kes on poolt, et avaldada umbusaldust Luunja vallavolikogu esimehele. Tahaks hääletada. Mati häält ei ole vist. Ma olen teist hääl jäänud. Kustis.
keegi on puudu. Millegipärast ei näita kedagi üldse istungil praegu ja anda näitab meid volikogu. Ja seda küll, aga ta ei näita, et meid praegu 17 osaneb. Näitab, et meid osaleb praegu 16. Keegi on justkui lahkunud istungil. Kuigi selles oli kõik olemas. Ei, enne olid 17 olemas. Kontrollis oli olemas. Süljal on 17 olemas. Ta ei näita ühte volikogu liiget. Sest ei näita keegi vahe. Kas sa said? Ma tulin. Sind ei näita praegu, sind ei näita praegu üldse istungil. Kuigi selles näitas kontrollis. Kuid mul näitab, et ma olen sees, ma olen aktiivne nüüd. Sa hääletasid ka või? Ei täitma. Kas sa nimetada? välja ning ma ostsin sisse tulla. Aga vaata, mis sul see on. Näitab koosseis 16, kohal märgitud 17. No, 16. Ja aga vaata sinna ülesse. Nurka vasakule. Näitab, et kohal on 17, aga koosseis näitab 16. Kus see loogika on? Koosseis on praegu 16. Just Kairet ei ole. Aga siseneb on 17. Praegu on tõesti järelikult välja läinud. Viimast seda aktiivsemalt. Kairet. Ta ei näita selle hääletamise selles Kairet. Nii vähe aega. Ütleme see istung. Nii, aga siis ma küsin Kairet, oled sa poolt või vastu? Poolt. Nii, sellega on palun protokollida see, et 7 poolt ja 10 vastu. Protokolleid ei olnud. Seega jätkab volikogu esimehena Vaimo Keerdo. Ole hea, võtta üle juhtimine. Aitäh, tänan kõiki, kes mind usaldavad. Ühtele tänu, et volikogu töös aktiivselt osalete. Teine punkt on meil sotsiaalterviseedenduse komisjoni liikme muutmine. Ulvi saab, Ulvi kuulemises, palun Ulvi sõna. Kas ma olen kuuldel? Ja oled. Väga tore. Kuna meie Luunia esitas siis ühe oma liikme osas muudatuse, siis minu ettekanne on järgmine. Esildis on esitatud Kaimo Keerdole, Luunia valla volikogu esimehele. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 47 lõikele 1 ning võttes arvesse valimisliit Meie Luunia avalduse, palun vallavolikogul muuta sotsiaal- ja terviseedenduse komisjoni liikmeid selliselt, et kutsuda komisjoni liikme kohalt tagasi Sigrid Laas ning nimetada komisjoni liikmeks Tiina Terasmaa, alla kirjutanud Ulvi Hailla, sotsiaal- ja terviseedenduse komisjoni esimees. Aitäh. Ega volikogul siin ilmselt väga midagi kommenteerida ei olegi, et hääletame ära, kas volikogu on nõus sellise muudatusega komisjoni koosseisus. Palun küsimus. Mul ei ole küsimus, tahan lihtsalt kommenteerida, et väga raske on komisjonide koosseisude osas poolt häält anda, kui jätkuvalt ei ole volikogu esimehe poolt proportsionaalsus komisjonides tagatud seaduspäraselt. Aitäh. Nii. Siis palun hääletada. Aga kõik on hääletanud, 17 häält on olemas. Muudatuse poolt 17 volikogu liiget, aitäh. Ei ole. Ei ole ju. Poolt vastu ei ole 7. Ai, vabandust. Poolt on 10, vastu 5, erapooletuid 2. Ei saa kiirustada, aitäh.
aga otsused olid vastu võetud. Järgmine punkt on ülevaade revisjonikomisjoni eelmise aasta tööst ja ülevaate annab meile revisjonikomisjoni tänane juht Janek, palun. Ja aitäh. Ehk siis ülevaade revisjonikomisjoni 2025. aasta tööst. 2025. aastal oli revisjonikomisjoni tööplaanis 11 punkti, mis on üsna asjalik maht, ütleks. Ja vaatamata suurele töömahule toimus 2025. aastal kokku ainult 6 revisjonikomisjoni koosolekut. Uutele volinikele selgitamisel. Kõik revisjonikomisjoni tööplaani punktide kohta peab revisjonikomisjon kujundama seisukoha, tegema otsuse ja koostama akti, mis saadetakse vallavalitsusele. Vallavalitsus võtab akti suhtes seisukoha ja esitab seisukoha revisjonikomisjonile tagasi. Seejärel esitab revisjonikomisjon eelnimetatud dokumendid volikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta. 2025. aastal lõpetasime ära ainult ühe tööplaani punkti, mis oli Luunja valla 24. aasta majandusaasta aruande revisjon ja kirjaliku aruande koostamine. Kuna kokku toimus ainult 6 koosolekut eelmisel aastal, siis revisjonikomisjon rohkem ühtegi lõplikku seisukohta mõne tööplaani punkti kohta ei kujundanud, ühtegi otsust ei teinud, ühtegi akti mõne tööplaani punkti lõpetamise kohta ei vormistanud. Ehk et mul ei ole midagi rohkem täpsemalt öelda, et ega me liiga palju tööd ei teinud eelmisel aastal revisjonis. Aitäh. Kellegi on midagi Janekist küsida ehk kommentaari. Ole, siis selle punkti osas lõpetame arutelu. Ei, ma võiks küsida, et miks neid punkte lõpuni ei saanud viida? Küsisime vallalt päris palju dokumente välja, kõiki me ei saanud, osad me saime viivitusega ja lisaks, nagu ütlesin, et 6 koosolekut ainult toimus ja ühegi punkti lõpetamiseni me kahjuks ei jõudnud. Need olid need põhipõhjused. Mis põhjusel ei jõutud? Ajapuudus. Veel kellegi midagi küsida? Aitäh, Janek. Järgmine päevakorrapunkt on meil revisjonikomisjoni 26. aasta tööplaani kinnitamine. Olen uuesti Janek siis. Aitäh. Komisjonis arutasime neid punkte, mis meil nagu pooleli jäid. Suures pildis jäävad samaks kõik punktid. Üks punkt langes välja, ühe punkti võtsime juurde. Aga ma loen nad siin kõvalega kõik ette, mis meil tööplaanis punktid on, aga igat punkti liiga täpselt lahkama ei hakka, et eks siis revisjonikomisjon, ma loodan, et me jõuame kõikide punktide kohta oma arvamuse see aasta kujundada. 27. aasta alguses siis toome ka volikogu ette kõik need otsused, mis me siis revisjonikomisjonis teeme sel aastal. Aga kokku on sel aastal siis revisjonikomisjoni tööplaanis 12 punkti. Järgmised sihtasutuste Luunja varahaldus ja sihtasutuse Luunja Jõesadam tegevuste elluviimiseks võetud hinnapakkumiste nende alusel tehtud otsuste tulemuste ning tegevuste otstarbekuse, tõhususe ning õiguspärasuse hindamine ajavahemikus 1. jaanuar 2020 kuni 31. jaanuar 2023. Teine punkt on Lohkva spordihoone ehitustööde ja projekti lähteülesande vastavuse kontroll, ehitustööde seaduslikkuse ja tulemuslikkuse hindamine ning finantsvahendite sihipärase kasutamise kontrollimine. Kolmas punkt on valla eelarvest MTÜ-de tegevuse toetamise analüüs 2022 kuni 2025 aastate kohta. Eesmärk on välja selgitada toetuste andmise vastavus volikogu poolt kehtestatud korrale ning kas ja kuidas tagatakse toetatava tegevuse vastavust taotluses ja aruandes esitatule. 4. punkt on Luunja valla rahalised kulud planeeringutega seotud vaidlustele alates konkreetse planeeringu taotluse saamisest kuni kontrolltegevuse alguseni. Välja tuua probleemid, mis on tekkinud seoses tellija soovili esialgsesse planeeringusse muudatuste tegemisega. Eesmärk on välja tuua kulude suurus, nende tekke põhjused ja anda võimaluse soovitusi, kuidas tulevikus kulusid vähendada.
5. punkt. Luunja valla 2025. aasta majandusaasta aruande revisjon ja kirjaliku aruande koostamine. 6. punkt. Luunja lasteaed Midrimaa ehitustööde teostaja leidmiseks korraldatud hankele järgnenud ulatuslike projekti muudatuste seaduslikkuse ja tulemuslikkuse hindamine ning valla finantsvahendite sihipärase kasutamise kontrollimine muudatustöödega seoses. Projektis tehtud ulatuslike muudatuste mõju lasteaia ehitamiseks määratud toetuse väljamaksmisel ja kahjunõudele erinevate osapooltelt. 7. punkt on Luunja Jõesadama sihtasutuse põhikirjast tulenevate ülesannete täitmise ja sõlmitud lepingute kontrollimine aastatel 2020 kuni 2025. Selle sõnastuse nüüd Markoga koostöös me muutsime ära, mis me komisjonis tegime. Marko, kas sa kommenteerid seda 7. punkti, mille sõnastus? Ja sõnastus sai natuke koostöös Janekil muudetud, sest algselt seal oli vist juhatuse liikme tööülesannete kontrollimine, et kuna tegemist on ikkagi sihtasutusega, mis on nii-öelda eraõiguslik juriidiline isik, siis revisjonikomisjon tähendab juhatuse liige ei ole nii-öelda valla alluv otseselt, vaid sihtasutuse alluv, et tema tööülesandeid konkreetselt kontrollib siis ikkagi sihtasutuse nõukogu. Loomulikult saab revisjonikomisjon kontrollida nii-öelda sihtasutust kui tervikut ja kuna meil on seal üks juhatuse liige, siis põhimõtteliselt see sisu poolest lõpuks taandubki ju sellele, et kontrollitakse ka siis juhatuse liikme tegevust, aga selliselt sõnastada, et tema tööülesandeid otseselt kontrollida, selliselt juriidiliselt see ei ole päris korrektne. 8. punkt on Luunja vallavalitsuse liikmete ja volikogu esimeeste kompensatsiooni õiguspärane kasutamine aastatel 2021 kuni 2025. 9. punkt. Nurme tee kinnistu jagamise 2 transpordimaaks, Nurme tee ja Nurme tee L1 tagamaade väljaselgitamine. 9. punkt. Luunja valla rahaliste kulutuste väljaselgitamine seoses Luunja valla poolt tehtud erinevate ettekirjutustega Kasesalu tee 73 kinnistu omanikule. 1. punkt. Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuse eelarveliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise analüüs aastatel 2022 kuni 2025. Ja viimane punkt on aastatel 2022 kuni 2025 vallaga sõlmitud lepingute ja või vallale osutatud teenuste tulemuslikkuse hindamine juhuvalimi alusel. Punktid ette loetud, kas küsida? Just eelmises punktis ütlesite, et paljud punktid jäid eelmine aasta tegemata ajapuuduse tõttu. Kus sellel aastal see aeg siis nüüd tuleb? Kas te olete planeerinud, kui tihti koos käia ja kus te siis võtate selle aja kõik, et selle kohutava mahu ära teha? Jaa, eelmine aasta toimus 6 koosolekut. Ma loodan, et me saame natuke sagedamini või 1 kord kuus komisjoniga seekord. Üks komisjoni koos käimine. Komisjoni esimeestele küll, jah. Ma loodan, et eelarves on siis sellega arvestatud, kuna komisjoni esimeeste tasusid veel tõsteti ja päris korralikult. Kairele praegu ei ole seda antud, aga palun Aarjal oli käsi püsti. Mul tegelikult kattus küsimus Kadi küsimusega, et just see töömaht on päris aukatust äratav, et see mitte ainult eelmisel aastal, vaid kui vaadata natuke tagasi, siis ka ütleme üle-eelmisel ja üle-üle-eelmisel aastal samamoodi, et sealt on minu teada on päris mitmed punktid kandunud nagu aastad nagu järgmist edasi ja mingid punkti on revideeritud lausa mitu aastat, et see ei ole ainult 1 aasta teema, et siin on nagu see, jah, loomulikult on see maht on tehtav põhimõtteliselt, aga et lihtsalt kui seda lähiajalugu vaadata, et siis on nagu küsimus, et kas on mõistlik sellises mahus jälle uut tööplaani vastu võtta, eks ole. Ja, ei, no, eks meil oligi. Tegelikult, kui nii tagasi minna, siis punktid ongi ju aastast 2022 tulnud põhimõtteliselt, et me olemegi iga aasta 23, 24 ja nüüd 25 oleme kogu aeg need punkti edasi keerutanud. Ühtegi lõplikku otsust pole tegelikult 4 aasta jooksul ühtegi tehtud. Et ma väga loodan, et nüüd me muudame seda traditsiooni, jah. On veel küsimus, et ma ei loe siit välja, kas see teema on lõpetatud Lohva külaseltsi revisjoni. Ei, see ei ole. Millise punkti alla see kuulus? Punkt 3. Et sellisel juhul ma teeks ettepaneku, et ma arvan, et see teema huvitab siin saalis kõiki, kaasa arvatud tööandjaid.
et saaks revisjon lõpuni viidud. Et paneks mingi päris reaalse tähtaja, kunaseks võiks seda tulemust oodata. Ja minu ettepanekul kas või kaasata siis väljaspoolt maja audiitorfirmat, kui on selleks vajadus. Et see revisjon nagu lõpuni viia, et kõik saaksid siis selguse, et kas ja mis on toimunud. Ja ei, no eks see tähtaeg ongi see aasta, ega ma nii täpsemaks ei julgegi minna, et me kutsume kindlasti Kadri uuesti komisjoni ja sealt hakkame siis otsast arutama. Ega meil natuke oleme teinud, aga eks me peame Kadri uuesti kutsuma. Et kindlasti jääb siin ajast ja võib-olla ka pädevusest puudu. Aga minu ettepanek on küll, et saaks see kindlasti siis sellel aastal tulemuseni, et kui on vaja, siis ma usun, et võimalik olla ka seda väljastpoolt abi küsida. Ja ei täitsa kindlasti, absoluutselt. Aga selle võiks kuidagi siia siis sisse panna või see on see. Ma soovin ka küsida. Minul on selline ettepanek, et minu meelest oleks väga mõistlik ikkagi panna siia mingisugune ajakava, sest tööplaan eeldabki ju ajakava. See oleks mõistlik panna kvartariaalse täpsusega, sest asi ei ole ju ainult komisjonis. Asi on ka nendes inimestes, keda seda komisjon puudutab. Raamatupidajad peavad suutma oma tööd korraldada, kõik need asutused. Tegelikult see on normaalne töökorraldus, kui tööplaan sätestab ikkagi ajakava. Loomulikult võib-olla on seda keeruline teha iga kuu, aga vähemalt kvartariaalselt võiks need asjad ära jagada. Tegelikult komisjonis arutasime seda, et me paneme selle protokolli nagu siis komisjonis, et me paneme selle protokolli, aga me just ei tahtnud ennast väga piirata, et äkki me panemegi esimene kvartali, siis selgub, et äkki me saame hoopis teise kvartali esimesel nädalal selle asja tehtud, et siis on ka niikuinii. Aga kui te olete võtnud endale nii suure töömahu ja nii suure eesmärgi, no siis peab suutma ennast natuke piirata ja natuke need asjad planeerida. Aga see sõltubki, et kuidas me saame kokkuleppele nende erinevate asutuste, erinevate ametnikega just. Et selles mõttes kiireks ajaliselt kvartali põhis. Tegelikult tööplaan näeb seda ette. Siin sõnad. Nii nagu ma ka revisjonikomisjoni koosolekul ütlesin, et tööplaan ju eeldabki seda, et pannakse paika ajagraafik, millal tegeletakse ühe teema või teise teemaga, et see annab nagu selle ajaraamistiku ette, sest et muidu ongi ju kogu aeg kõikidel koosolekutel menetletakse neid samu teemasid kogu aeg, ei jõutagi ühegi teema kella lõppu. Ja siia me oleme tõesti niimoodi tegemegi, aga nüüd rääkisime, võtame ikka komisjonis paneme paika, et mis on esimesed punktid, millel meil info on olemas, need võtame ette ja siis järjest küsime juurde ja vastavad info laekumisele me saame neid otsuseid hakata nagu kujundama. Ja ma arvan, et ma ei leia, et me peaks kvartali põhiselt ennast piirama hakkama, et ma arvan, et aasta on piisavalt palju võimalusi anda neid. Eesmärk on ikka selle aasta lõpuks kõik need 12 punkti läbi. Ja Kristo, minu küsimus on ka Kadile ja Kairele, et miks eelnevad aastad, kui teie enda liidust oli revisjonikomisjoni esimees, miks teil siis ei olnud selliseid ettepanekuid revisjonikomisjonile, et seda piirata ajaliselt ja teha rohkem tööd? Tol korral olid revisjonikomisjoni päevakorrad mõistlikumad. Kas ei olnud mitte täpselt sama päevakord? Ei oska öelda. Pole revisjonikomisjoni liige olnud? Päris ei olnud, see aasta on 12 punkti, eelmine aasta oli 11. Jah, aga vaadake aastate mahtu. Ja ei, absoluutselt. Aga miks aastate mahtu on nii pikaks veninud? Sest et eelmised aastad ei saanud lõpetatud. Kes oli volikogu või selle revisjonikomisjoni esimees, mis liidust? Aga miks ta oli just nimelt sellepärast, et Kaimo Keerdo ja Janek Sõber ei olnud nõus võtma komisjoni esimehe rolli. Sest hea tava on ju, et revisjonikomisjon kuulub opositsiooni. Absoluutselt. Aga küsimus, peab kuuluma revisjoni. Sellest, et miks oli küsimus selleks, miks ei saanud lõpuni viinud? Okei, las see vaidlus jakka sinna. Sulle vastuseks nii palju endalt, ega sina ei võtnud esimehe rolli, et sa ei pannud oma kandidatuuri üles. Las need vanad asjad jäävad. Et kui kellelgi Janekile rohkem küsimus ei ole, siis ei ole Janekile rohkem küsimusi, siis
palun hääletada, kas toetate tööplaani selliseid vastuvõtmist. Hästi kiiresti tuli 17 häält. Volikogu liiget on poolt, 7 tuleb tööplaan on. Päevakorra 5. punkt on siis Luunja valla selle aasta eelarve teine lugemine. Tere, Hille, palun sulle siis sõna kohe teha. Aasta eelarve. Tere siis minu poolt ka. Nüüd on ja vallavalitsus tegi kõigepealt muudatused sihtotstarbeliste summade täpsustamisega. Eelarve põhitegevuse tuludesse lisati täiendavad tulud, mis siis nüüd on ilmnenud selle 2 lugemise vahepeal. Üks summa on toetusfondi kohaliku kõige mõjuks vähendati 10 euro võrra ainult. Ja teine on sihtotstarbeline toetus Siseministeeriumist kriisivõimekuse suurendamiseks summas 9615 eurot. See on personalikulude osaliseks katmiseks. Kulu poole peale me seda summat kavandama ei pidanud, kuna see oli meil juba eelarvest kavandatud täies mahus personalikulu kriisispetsialisti jaoks. Siis muudatus- ja parandusettepanekuid esitasid sotsiaalkomisjon ning majandus- ja eelarvekomisjon. Lisaks esitasid ka tööandjad. Valitsus arutas kõiki muudatus- ja parandusettepanekuid ning esitas oma seisukohad ettepanekutele, mis on teile saadetud materjalide hulgas olemas. Nendest ettepanekutest toetas valitsus ühte parandusettepanekut. See oli tehtud majandus- ja eelarvekomisjoni poolt eesmärgiga suurendada Luunja keskkooli IT-vahendite eelarvet 15 000 euro võrra. Seega välja saadetud eelnõus põhitegevuse kulud suurenesid 15 000 euro võrra. Tegevusala 092122 Luunja keskkool. Ja likviidseid vahendeid võeti kasutusele eelarve tasakaalustamiseks 5395 eurot. Valitsuse poolt volikogule esitatud eelarve eelnõus on arvestatud ainult valitsuse seisukohtadega. Majandus- ja eelarvekomisjon arutas samuti parandusettepanekuid, tegi seda peale valitsuse istungit ja teeb lisaks siis
ettepanekuid, mida toetada. Ja need on sotsiaalkomisjonile täiendava sõiduki soetamist kasutusrendi korras summas 8094 eurot. Ja katteallikad on sotsiaalvaldkonna pidevalt kulude ümbertõstmine. Ehk siis vähendatakse tegevusala 10,202 summas 2664 eurot, tegevusala 10,121 summas 3240 eurot ja tegevusala 10,402 vähendatakse summas 2190 eurot. Teine ettepanek, mida rahandus- ja eelarvekomisjon toetab, on Luunja keskkooli algklasside maja projekteerimiseks täiendavat rahastamist 30 000 euro võrra tegevusalaks 09212 Luunja keskkool ja katteallikaks laenuvahendid. Ja lisaks teeb majandus- ja eelarvekomisjon ettepanekuid vabade vahendite jäägi lisamist reservfondi tegevusala 01114 ja summa 19 000 eurot. Katteallikas on likviidsete varade muutus, ehk siis jäägi vähendamine 19 000 eurot. 3 ettepanekut ja siis toetas majandus- ja eelarvekomisjon vajavad volikogu poolset hääletamist. Majanduskomisjon tahab täiendada? Nagu öeldud, jah, majanduskomisjon neid ettepanekuid või teeb. Loodame volikogu toetust saada. Kas on kellelgi veel kommentaare, küsimusi? Jah, palun. Küsimus on seotud struktuurimuudatusega, et millisel eelarvereal kajastuvad vallavara spetsialist osakonna juhataja, taristunõunik, osakonna juhataja, keskkonnanõuniku ametikohandi töötasust. Kuidas? Millise personalikulurea peal nad on? Majandusvaldkonna eelarve, muud majanduse puhul. Seal ei ole ju suurenemist, vähemalt seal on ainult keskkonnanõuniku ametikoha võrra on suurenemine. Kus on taristunõuniku ja osakonna juhataja töökulud, millisel peal? Struktuur on meil ka, ei ole kõik sellised ametikohad, mis on täidetavad. Ja kui konkurss läheb nüüd, enamus konkursse läheb välja esmaspäevalt, sealhulgas osakonna juht, leida sellise profiiliga inimene, kes täidab ära nii osakonna juhi kui keskkonna ülesandeid. Et eks seda saab selles mõttes konkurssi korras vaadata. Läheb välja nii majandusjuht, kui läheb välja ka keskkonnaspetsialist, kui läheb välja ka abikadrile. Ja struktuurid vaadanud, siis seal on veel ametikohti, mida sellel aastal ei täideta. Seal oli kommunikatsioon, seal oli veel Kadrile seal on kohtud, mida ei täideta sellel aastal. Võin edasi küsida kohe küsimuse. Kas ma sain praegu õigesti aru, et konkursid lähevad välja esmaspäeval? See tähendab, et Tarvo Laasiga käsundusleping on lõppenud. Konkursi tulemus on selgunud täpselt nii, nagu seal on. Mitte kui konkurss tuleb välja või kui tulemus on olemas, juht on leitud, siis lõpeb see ära. Aga tööülesanded on ju ainult seotud ametijuhendite ettevalmistamisega. Need on ju ettevalmistatud. Seal oli struktuurimuutuste muud ettevalmistused ka. Aga kui on juba konkursid väljas ja struktuurimuudatused on sellegi poolest ei ole. Mis tööülesanded siis veel on? Loodame selle kiiresti, sest konkursid tähtsad. Nii et eeldame, et me leiame kiiresti hea inimene. Konkursi tähtaeg on juba 9. Kui teil läheb esmaspäev välja. Kuidas nii lühikese ajaga on võimalik leida professionaalset töötajat? No kui ei leia selle aeg, siis pikendama.
alati võimalus konkurssi pikendada. Kui juba struktuurimuudatuste juurde jutt läks, siis ma küsin, et räägitakse Kadri abilisest, mis selle ametikoha nimi on? Kadri käest ma ei ole veel seda ametijuhendi ettepanekut saanud, aga viimasel osakonnajuhtide kohtumisel oli Kadri ettepanek nimetada siis huvitegevuse ja noorsootöö siis spetsialist, kes koordineerib noorsootööd, huvitegevust valitsusega, huvihariduse kavasid. Lihtsalt jah, et seda ametinimetust on siin 3 erinevas nimetuses erinevates dokumentides lugeda. Et lõplik on siis see noorsootöö ja huvitegevuse spetsialist. Huvitegevus ja noorsootöö spetsialist, just nii. Veel küsimus. Siis teen ettepanek alustada muudatusettepanekute läbihääletamisest, need 3, millest juttu oli. Esimesena on keskkooli algklasside maja projekteerimise lisarahastus. Need 3 muudatusettepanekud, mida valitsus ei ole meie ette toonud, need tuleb meil eelarvesse sisse hääletada ja siis me saame hääletada tervet eelarvet. Jah, kuna need ettepanekud läksid valitsuse, kes on nii-öelda eelnõu esitaja pool vastu olnud, siis need me peaksime eraldi ära hääletama. Komisjon ja valitsus nii-öelda. Ehk siis esimesena, kas volikogu toetab Luunja keskkooli algklasside maja projekteerimise rahastuse tõstmist? Lase. Kirjas on, mida me praegu ikkagi hääletame. Luunja keskkooli algklasside maja projekteerimise rahastuse tõstmist 30 000 euro võrra. Hääletame praegu, kas volikogu toetab? Siin on all näha, kus tuleb see hääletus lahti. Seda alla kerida, seal on näha muudatuse sisu. Siin ei ole see 30 000, ei ole siin soos seda hääletamisel. Nii nagu ta seal tahvi peal käinud on. Siin. Kellal ei ole. Aga selles sisus ise. Selles lühipealkirjas ei ole. Või näe. Esimest muudatusettepanekust toetusid kõik volikogu liikmed. Aitäh. Teine on majanduskomisjoni täiendav ettepanek vabade vahendite jääk lisada reservfondi, et siis 19 000 eurot lisandub valitsuse reservfondi. Kas osast palun volikogul anda oma seisukoht? Olin. Aitäh. Taaskord kõik volikogu liikmed on selle poolt. Kas Ulvi tahtis vaadata sõna? Jah. Mikrofon väljas, me ei kuule. Vahepeal oli välja lülitatud vist Marko poolt või? Et mu kommentaar oli enne, et kui on eelarve arutus, siis taaskord opositsioon algatas teema Tarvo Laasi käsunduslepingu ametijuhi osas, et jääks ikka nüüd siis selle piiresse, nagu Kaire ka alguses ütles, et esitame ikkagi küsimusi sellele teemale, mis antud hetkel on laual. Et seda tahtsin lihtsalt kommenteerida. Aga ma jäin hiljaks, ma ei saanud oma mikrofoni sisse, aga ma jään jätkuvalt oma juurde. Okei, tänud.
Ja kolmas ettepanek, mis meil tuleks läbi hääletada, on siis sotsiaalosakonnale täiendava sõiduki toetamiseks raha ette nägemine, et kui vajadus on, et siis on seda võimalust teha. Palun jällegi volikogul teha otsus. Nagu ise öeldud. 17 häält, aitäh. Ja kõik volikogu liikmed on ka selle ettepaneku poolt. Ehk siis kõik 3 ettepanekut palun Illel eelarvesse sisse viia, kõik muudatused. Ja pärast seda on meil võimalus siis... Jah, okei. Et Ille viib need muudatused eelarvesse sisse ja volikogu saab hääletada eelarvet arvestades muudatuste sisuga. Aitäh! Palun hääletada, kas volikogu toetab eelarve vastuvõtmist aasta. Nii, kõik hääled olemas, aitäh. Ja 10 volikogu liiget on eelarve vastuvõtmise poolt, 7 vastu, siis eelarve on vastu võetud, aitäh. Alla lahkus istung. Ja ma võtan sõnum korraks. Ma jätkan veebis, et me praegu ära jooksime, et ma siis on praegu telefonist, siis on jätkata kuulamisega. Aitäh. Aitäh. 6. päevakorras on maapõue seadusest tuleneva ülesande täitmise volitamine. Ja aitäh, kes on siin mõned aastad tagasi olnud ka volikogus ja vallavalitsuses, need on teemaga tegelikult tuttavad. Tookord me rääkisime samale isikule uuringule andmisest. Samamoodi küsisime tookord volikogult volitust vallavalitsusele, kuna need tähtajad on paraku sellised Keskkonnaameti poolt antud, et kuidagi mõistlikult ei jõua nende asjadega selliselt valmis, et volikogu saaks need otsused vastu võtta. Tookord me selle volituse saime, olime uuringuloa andmisele vastu. Kahjuks oli see suhteliselt ette näha, arvestades kohtupraktikat, et uuringuloa vastu olemisele põhimõtteliselt ei olnud mingisugust reaalset võimalust kohtus võita. Kohtus me kaotasime, see tähendab, et uuringuloale me oma õnnistuse andsime. Aga nüüd on siis asi jõudnud nii kaugel, et nad on need uuringud läbi viinud ja on leitud, et seal mingisugune liiv on, mida kaevata saaks ja mida kaevata tasub, sest muidu nad seda luba ei taotleks. Järelikult see peab nagu kuidagi tasuv olema. Ja nagu siin kirjas, et jaanuari lõpus siis Keskkonnaamet vallavalitsusele selle teavituse esitas. Ja meie peame siis vastama, vald peab vastama hiljemalt 23. märts. Ühesõnaga, see asi on meil koostamisel, me vaatame üle need andmed eelkõige, mis meil said kasutatud seal uuringuloa keeldumise põhjendamisel. Seal on vaja sättida neid asju, seal on vaja muuta neid asju, seal on paari aastaga ka täiendavaid asju juhtunud. Siis ma tean, et ka kohalikud elanikud on ju protsessiga kursis, me panime ka ajalehte vastava teate, et kes siis võib ka otse Keskkonnaametisse, võib ka läbi vallavalitsuse. Et me oleme siin küllaga rääkinud ja planeerinud, et siis kohalike elanike esindajad tulevad meile siis ka vallavalitsuse istungile rääkima, see saab ilmselt olema paari nädala jooksul. Meil on vist kokkulepe 3. kui teile sobib olla. Juba nüüd? Okei. Sellest kokkulepest ma ei tea. Kui see muutub, siis lepib. Ma arvan, et ära kuulata me saame ka 3. Ma lihtsalt ei teadnud sellest kokkuleppest praegu. Ja ühesõnaga, ega siin rohkem midagi ei olegi, et eks me võtame kohalike elanike arvamuse kuulda ja läkitame Keskkonnaametisse siis vallapoolse arvamuse. Ehk siis näis, mis saab, vallapoolset arvamust on jällegi võimalik samamoodi nagu ka uuringuloa puhul eraldi vaidlustada. Kaevamisloa puhul on võiduvõimalused natukene suuremad, aga nagu Annika ilmselt oma varasemast kogemusest teab, siis aga riik võib meist üle sõita nii ehk
Et siin on väga täpselt vaja hinnata, mis meie võimalused ja seisukohad on. Kui me näeme, et meist hakatakse üle sõitma, siis me peame sabast kinni saama ja proovima vähemalt kõige paremad lahendused leida selleks, et mida nad siis pärast kaevandamist selle maa alaga teevad, on ju. Nii nagu me Küllaga telefonis rääkisime. Aarega me oleme ju kohtunud varasemalt ka uuringul raames selle isikuga, kes seda asja ajab. Jutt on tegelikult väga ilus. Praegu selle taotluse puhul ei ole seal nii detailseid ilusaid jooniseid juurde pandud, nagu tookord meile esitati. Et eks see on niisugune piiri peal käimise eelnõu, aga antud juhul siis palun volitust, et vallavalitsus saaks selle otsuse teha. Aitäh! Lisan siia juurde, et nii kui see teavitus meile tuli, siis vastust ootamiseta meilt, et siis me ka koheselt vastasime, et me palume ennast siis kaasata absoluutselt igas menetlusetapis ja ütlesime ka ettevaatavalt, et selle keskkonnalao väljastamisele ette nähtav, või ütleme siis oluline avalik vastuseis on selle inimeste kui valitsuse poolt ja selle vastuse läkitasime kohe, kui see teade tuli ilma siis selle vastuskirja nõudeta. Et jah, mul on kahjuks üsna sellised mitte positiivsed kogemused lausa 3 korral. Seda enam me peame ennast väga hästi ette valmistama uuringud, sealhulgas kaevude vesi ja kõik muu. Et kõik need asjad tuleb siis meie poolt väga hästi ette valmistada. Et vähemalt tagada seda, et kui, nagu Marko ütles, kui meie arvamust kuulda ei võeta ja inimeste arvamust kuulda ei võeta, siis on meil vähemalt õigus nõuda siis nende tekkinud võimalike kahjude siis hüvitamist ja selle siis ümber korraldamist, kui kaevust vesi kaob, siis on see kaevandaja asi, see vesi inimesele siis tuppa tuua. Ühesõnaga meie valitsuses omalt poolt teeme siis kõik selleks, et see ei realiseeruks. Aga eks me koos elanikega saame siis ühise rindena loodetavasti reaalselt ka midagi muuta. Ja ma siis täpsustan veel siia juurde, igaks juhuks ma unustasin ära, et selle esialgse kirja peale tuli meil kohe vastus ka sellelt arendajalt nii-öelda või kaevanduselt ja ilusa jutuga jälle natukene valetades asjadest, mis tegelikult ei olnud toimunud, aga temale sai ka vastatud, et niisugune üldine jutt läks, et eks me lähtume sellest, kuidas seadusandlus võimaldab ja kuidas menetlus käima peab. Aitäh! Aare, palun nähtud. Jah, et mul on nagu kaheosaline küsimus, et esimene osa on see, et kuivõrd see, ütleme, valla seisukoht üldse on nagu siduv, et me rääksime, riik võib sõita üle, eks ole, jah, maa kuulub riigile, eks ole, et selles mõttes, aga ikkagi, et omavalitsuse seisukohta ju küsitakse, eks ole, me ei saa olla nagu päris ju lihtsalt tühi koht, et avaldame arvamust ja seda arvamust arvesse ei võeta, eks ole. Ja teine küsimus on see, et mina ei ole seda ise täpselt uurinud, et kas nagu mingisugused varasemad kohtuvaidlused, need keisid on muidugi erinevad, eks ole, neid ei saa omavahel päris võrrelda, aga ma arvan, et neid kohtuvaidlusi ju ilmselt on Eestis olnud, et kuidas seal nagu praktika on, et kui ikkagi omavalitsus võtab väga tugevalt sellise seisukoha ja on ülekaalukas avalik huvi selle vastu, et ma ei ole neid kohtupretsedente nagu uurinud. Seal 3 kogemust. Ühe siis kaevanduse puhul 2 korda Riigikohtuni välja ja nii ongi, et mitte midagi juhtunud, kaevandus on täna seal püsti. Omavalitsus annab arvamuse, aga Keskkonnaametil ei ole kohustust siis sellega arvestada. No põhimõtteliselt on, vaata Keskkonnaamet, aga valitsus võib otsustada siis ikkagi selle asjaga edasi minna. Keskkonnaamet peatab menetluse, kui meie ütleme, et me ei anna luba, aga valitsus võib sellest üle sõita ja teiseks on see meie arvamus ka eraldi vaidlustatav. Nagu juhtus meil ju ka uuringuloa puhul, täpselt samamoodi on selle kaevandusloa menetluse puhul samamoodi, et ta nagu justkui on siduv, aga sellest saab üle sõita. Kastras on täpselt selline näide, kus meie siis vastuseis või see siis nii-öelda meie arvamusele siis esitati kaebus. Kuigi see tundub ka täiesti õiguslikus mõttes ajuvaba. Seal võib-olla nendest varasematest kohtuvaidlustest saab midagi nagu võtta, õppida ja vaadata võib-olla seda argumentatsiooni, eks ole, vaadata, et mis nagu Riigikohtu seisukohad, et miks need lahendid just nagu sellised tulid, et kas omavalitsus siis oli seal võib-olla ja mingites argumentides nõrk, eks ole, et sealt saab võib-olla õppida nendest materjalidest. Ei, absoluutselt, aga siin on see probleem, et me räägime avalikust huvist küll, aga me oleme näinud siin nii ka kusjuures õiguskantsleri seisukohti, et näiteks tuulikute asjade puhul, mis on ju
mingil määral natukene sarnane. Võib-olla tuulikud on tegelikult olulisemadki kui mingid kaevandused. Siis nagu õiguskantsler ütles, et avalik huvi ei tähenda ainult seda, et üks inimene siin kõrval on vastu, vaid et avalik huvi vaatab ka siis nii-öelda riigi huvi laiemalt, on ju. Ja sellepärast on riigil ilmselt see ülesõitmisvõimalus ka antud, et noh, eks see on, ma räägin, see on hästi keeruline asi, mille peal tuleb nagu tantsida. Sest noh, ma ütlen, et minu kogemus selle 3 puhul me oleme püüdnud läheneda erinevatest siis eks ju nurkadelt, samamoodi nagu Marko ütles, et kui see ühe inimese arvamus ei lähe arvesse, siis eelmisel vallal siis Ülenurme ja siis Kastra valla vahel on selline tore Natura ala, kus elavad linnud, on ju kaitseala. Selle kõrvale tehti kaevandus ja kui me siis lähtusime nii, et inimesed on ka vastu, aga see pole kõige olulisem. Natura ala ja linnud on olulised. Siis öeldi meile, et kui lindu segab, siis lind lendab mujal. Ehk siis selline seisukoht, ehk mida ma tahaks öelda, et me võitleme lõpuni välja või õnnestub ka ükskord seda süsteemi murda. Et me oleme igal juhul inimeste selja taga. Aga kui see läheb teisiti, siis on meie ülesanne kaubelda välja nii võimalikult head siis hüved sinna vastu. Et see on see teine asi, mida me siis teha saame, kui sellised pole võimalik. Aga teeme kõik selleks, et seda ei juhtuks. Ja ei, mul oli ka kommentaar, et meil oli sama punkt majandus- ja eelarvekomisjonis arutelul ja olime ühiselt seisukohal, et me kaevandust ei poolda. Aga siiski, kui kaevandus peaks tulema, siis peaks selle piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemile leidma lahenduse kaevandaja finantseerimisel. Ja kuna Luunja vald on kasutanud selle piirkonna matkaraja rajamiseks avalikku raha, siis tuleks ka see kompenseerida kogukonna arendusse. Olime sellisel arvamusel. Ja neid asju me jõuame kindlasti veel arutada pikemalt, et esialgu proovime, et üldse ei tuleks, on ju, aga tood asjad tulevad, see on võib-olla meil siis aasta pärast alles arutelu alla. Veel küsimus? Jah, minu kasutada selgitus olukorda ja tänaks ka Annikat poole hoidva puutumise eest selle piirkonna elanikesse. Tegelikult on see karjäär tuleb üüratu, kui see läbi lasta. Kõige sügavam koht maapinnalt oleks 9,8 meetrit, keskmine sügavus 6 meetrit. Et see ei tule kindlasti mitte väike karjäär sinna. Samas vald sealt ei teeni, ei saa suurt midagi. Pigem saab seal igasuguse häiringuid, teed, tänavad saavad kannatada, müra, tolm, kõik see muu. Et kus siis ka veel loomulikult kaevu jäävad tühjaks. Me ka tahaksime tulevikus teha Purmo kinnistule näiteks biopuhasti ala, aga siis ka see on tegelikult seaduse järgi siis juba keelatud, seda ei saa sinna teha. Ehk siis tegelikult tuleb väga palju häiringuid, piiranguid seoses selle karjääriga igapäevaellu, mitte ainult elanikele, vaid ka valla arenguplaanideks. Plaanis tulevikus see veevärk tuua. Ja tänaseks on suurusjärk 500 elanikku petitsioonile ja elektrooniliselt kui paberkandjal oma vastuallkirjad andnud, need lisandub iga päev juurde. Ja hea meelel siis 3. siis selline veerand tundi kuni pool tundi võib-olla vallavalitsuse ees natukene seda ajalugu selgitada ja elanike siis arvamust edasi anda. Et see otsuse olete päeva lõpus vabad, aga et oleks seda võib-olla taustainformatsiooni rohkem. Ja see on hea, selles mõttes ma repliigina lihtsalt ütlen korra, et see on hea selles mõttes, et me saame selle lisada ka oma arvamusele juurde. Ja, et see oleks üks olukord. See on praegu puudu. Ja, ma tahtsin küll olla öelda, et ka naabervald on kindlasti väga teie poolt ja kaasake siis ka veebrikogukond MTÜ-na kogu sellesse protsessi. Ja mida rohkem on seda häält vastu, seda lihtsam on meil edasi minna. Me kindlasti oleme sellel teemal koos teiega. Aitäh. Rohkem pole küsinud. Ei ole, siis palun hääletust. Valitsusele volitus. Palun hääletada.
alla on juba jõudnud meiega uuesti ühendada. Siia tuli sisse küll, jah, on olemas. Kas ma olen? Kaja häält ei. Olen nagu sees, aga mul ei tule seda kasti ette, et ma saaks hääletada. Istungil 2 häält on puhul. Ei, ta ühte jälle ei näitanud, aga näitab meil jälle 16. Jaa. Teda ei ole praegu selles. Sa ei ole võib-olla saanud ühendust. Ta ei ole Covidisse jõudnud. Jah, võib-olla ka. Okei. Nüüd on 16 häält olemas 16, kes praegu istungil osalevad, nii et aitäh. Ja 16 volikogu liiget on ka volituse andmise poolt. Aitäh. 7. päevakorrapunkt on meil täna arupärimistele vastamine. Eelmine istung esitati 3 arupärimist. Esimene volikogu esimehele. Ma alustan siis ise vastamisega. Ma ei hakka küsimusi uuesti üles lugemas, need on ette loetud ja kirjalikult olemas, et ma annan ainult enda vastused. Esimene vastus esimesele küsimusele. Minu hinnangul on komisjoni liikmete arv ning esindajate osakaal komisjonides asjakohane ning proportsionaalne. Ei KOKS ega ükski kohtulahend ei anna täpselt valemit proportsionaalsuse hindamiseks. Komisjonide kujundamine on halduse sisene otsus ning vallavolikogu kui kollegiaalne organi enda pädevuses. Aitäh. Vastus teisele küsimusele. Esiteks tuleb täpsustada, et KOKS paragrahv 22.20 ei nõua mingit kindlat kinnitamise vormi. See, kuidas halduse siseselt korraldatakse enda organite kinnitamine, on selle organi enda otsus. Hääletama jättes ei ole mitte ühegi isiku objektiivseid õiguse rikutud. Kõik osapooled said oma liikmed esitada. Need isikud lisati kõik ka nimekirjadesse ning mitte keegi hääletuse läbiviimist ei nõudnud. Tõepoolest sätestab Luunja valla põhimäärus, et liikmed kinnitatakse hääletusega ning hääletus tehti 29.01.2026 toimunud istungil, millega kinnitati liikmete nimekirjad tagasiulatuvalt. Kolmas küsimus ja vastus kolmandale küsimusele. Minu hinnangul oli ettepanekute tegemine liikmete osas tagatud. Volikogu istungi päevakord oli volikogu liikmetele edastatud juba 02.12.2025. See jättis kõigile osapooltele piisava ajavaru oma võimalike esindajatega suhelda, ning esindajad 8.12.2025 istungil toimunud istungil ka nimetada. Tuletan meelde, et identne protseduur toimus ka pärast 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimisi. Lisaks eelnevale on valimisliit Luunja hooandjad esindajatele veel 02.12.2025 saadetud eraldi e-kirjaga info komisjonide moodustamise ning nendes olevate esindajate arvu kohta. Aitäh. Vastus 4. küsimusele. Seda on põhjendatud juba vastuse esimeses punktis. Küsimus on, mida tähendab üldtunnustatud. On tõde, et selline tava on enamikes omavalitsustes kasutusel, kuid antud juhul on minu hinnangul laiapõhjaline revisjonikomisjon komisjoni töö sisuliseks toimimiseks parim variant. Tuletan meelde, et 2021-2025 aastatel juhtis revisjonikomisjoni tööd koalitsiooni liige ning te ei olnud 8. detsembril 2025 toimunud revisjonikomisjoni esimehe valimisel nõus oma kandidaati esitama, mis tõttu ei olnud võimalik ka opositsiooni esindajad komisjoni juhiks saamisel toetada. Vastus 5. küsimusele. Ei pea vajalikuks. Nagu eelnevates punktides selgitatud, vastavad komisjoni koosseisud kõigile kohaldatavatele seaduste tulenevate. Vastus 6. küsimusele. Nagu eelnevalt selgitatud, leiame, et mingeid rikkumisi oleks toime pannud. Nii koalitsiooni kui opositsiooni esindajad on volikogu komisjonides osalised. Samuti on kõik volikogu liikmed saanud võimaluse kuuluda mõnda komisjoni ning saavad sisuliselt komisjonide töös osaleda. Aitäh! Mervi on siis teine, jah? Nii, aitäh. Ma samamoodi ei hakka küsimusi ette lugema ja vastused siis. Vastus esimesele küsimusele. Volikogu komisjonid on moodustatud KOKS paragrahv 22 lõige 1 punkt 20 ning KOKS paragrahv 47 lõige 1 ja lõige 1 tertia sätteid arvestades.
KOKS ei nõua komisjonide kinnitamiseks kindlat vormi, mistõttu on kinnitamise korra määramine volikogu enda pädevuses. Komisjonid on volikogu ettevalmistavad organid ning nende moodustamisel on arvestatud poliitiliste jõudude proportsionaalset esindatust. Komisjonidel puudub iseseisev otsustuspädevus, mistõttu kinnitamise vorm ei mõjuta komisjonide moodustamise ega tegevuse õiguspärasust. Lisaks siis vaadake ka punkt 3. Vastus küsimusele number 2. Volikogu liikmetel on tagatud kõik seadusest tulenevad õigused osaleda komisjonide töös ning ei nähtu, et neid õigusi oleks rikutud. Volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni, kuid seadus ei anna talle subjektiivset õigust nõuda kuulumist just tema eelistatud komisjoni. Kandideerimine komisjoni koosseisu on lubatud, kuid komisjonide moodustamise ja kinnitamise otsustab volikogu. Vastus küsimusele number 3. Küsimust on juba käsitletud eespool, kuid täiendavalt märgin, et volikogu komisjonid on moodustatud KOKS paragrahv 22 lõige 1 punkt 20 ning paragrahv 47 lõige 1 ja lõige 1 tertia sätteid arvesse võttes. Isegi kehtiv kohtupraktika kinnitab seda lähenemist. Riigikohus on kohtuasjas number 3-17-2784 punkt 8 selgelt märkinud, et volikogu komisjonide koosseisu kinnitamise otsus on haldussisene akt, mis reguleerib volikogu kui kollegiaalvormi sisesuhteid ega ole suunatud väljaspoole. Samale seisukohale viitavad ka Riigikohtu lahendid asjadest number 3-17-2352 ja 3-17-2890. Nagu vastuses esimesele küsimusele märgitud, on volikogu komisjonid ette valmistavad organid, kellel puudub iseseisev otsustuspädevus. KOKS paragrahv 4 kohaselt on kohaliku omavalitsuse organiteks üksnes volikogu ja valitsus. Sama põhimõtet on rõhutanud ka õiguskantsler oma 19. jaanuari 2018. aasta seisukohas. Vastus 4. küsimusele. KOKS kasutab mõistet komisjonide koosseisu kinnitamine, samas kui valla põhimäärus täpsustab hääletusviisi. Komisjonide esimehed ja aseesimehed valitakse salajasel hääletamisel ning komisjonide koosseisud kinnitatakse nimekirjana avalikul hääletamisel. Mõlema regulatsiooni sisuline tähendus on siiski sama, kuna komisjoni koosseis väljendab konkreetsetest isikutest ning liikmete nimekiri ei ole anonüümne. Komisjonid moodustati nimekirjadena ning kinnitati häälte enamusega kooskõlas seadusega. Nimekirju ei hääletatud teistkordselt, kuid sellega ei rikutud seadust ega ühegi isiku subjektiivseid õigusi. Kõigil osapooltel oli võimalus oma kandidaadid esitada, kõik esitatud isikud lisati nimekirjadesse ning ka teie ei esitanud volikogu istungil taotlust teistkordseks hääletuse läbiviimiseks. Luunja valla põhimäärus näeb ette komisjonidel liikmete kinnitamise hääletusega. See vormi nõuti 29. jaanuaril 2026. aasta toimunud istungil, mil komisjonide koosseisud kinnitati tagasiulatuvalt. Selle tulemusena ei muutunud komisjonide koosseis ega liikmete staatus. Seetõttu puudub alus asuda seisukohale, et komisjonide moodustamisel oleks rikutud seadust või kellegi õigust osaleda komisjonide töös. Vastus 5. küsimusele. Nagu eelpool märgitud, täideti 29. jaanuaril 2026 küll vorminõuet, aga seda ei saa nimetada legaliseerimiseks. Volikogu on vaba otsustama oma sisesuhete korraldamise üle ükskõik millisel viisil. Teie küsimus aga võib olla ajendiks viia KOKS-i ja põhimääruse sõnastus kinnitamise kohta üheseks, et edaspidi vältida arusaamatusi. Ja vastus 6. küsimusele. Revisjonikomisjoni moodustamisel lähtuti KOKS paragrahv 48 lõige 2 sätestest, mille kohaselt revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja liikmed valitakse volikogu liikmete hulgast. Kuigi revisjonikomisjonil on KOKS-i kohaselt pädevus
teostada järelevalvet valla ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuste valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse üle on tegemist volikogu komisjoniga, millele kehtivad samasugused põhimõtted nagu teistele komisjonidele. Aitäh! Ja palun. Võtaks kokku kahele arupärimisele esitatud vastused lühidalt, et kuna ei jõudnud kõike sisusse süveneda ja täna ei tulnud ka küsimused versus vastused, aga lihtsalt öelda nii, et õiguslikult on see siiski väär, sest KOKS paragrahv 22 lõige 1 punkt 20 on pädevusnorm. Komisjonide koosseisu kinnitab volikogu otsuse ja Luunja valla põhimäärus paragrahv 14 lõige 2 täpsustab vormi ehk siis kinnitamine toimub avalikul hääletamisel. Pädevusnormi ei saa volikogu oma äranägemise järgi ümber lihtsalt kujundada ehk siis protokolliline märge ei võrdu otsus ja ettepanek ei võrdu kinnitamine ehk siis tegemist on klassikalise menetlusnormi rikkumisega, mitte vormi küsimusega, millele te üritasite täna siin mõlemad vastuseid anda. Siis õiguslikult on eksitava küsimusest mööda minek vastus volikogu liikme kuulumises konkreetsesse komisjonisse. Ehk siis, et me ei küsinud konkreetse volikogu liikme kuulumiskomisjoni, vaid me rääkisime proportsionaalsuse põhimõttest ehk KOKS paragrahv 47 lõige 1.3 ja seda on konkreetselt rikutud jätkuvalt. Ehk siis, kui opositsiooni osakaal volikogus on 41,2% ja komisjonis süstemaatiliselt 33,3% ja revisjonis 20%, siis proportsionaalsus on rikutust ja see ei saa öelda keegi, et on tagatud proportsionaalsus seaduse järgi. Ja Riigikohus ei ole öelnud, et haldussisene akt võib olla seadusevastane, aga ikkagi kehtib. Aitäh. Ja palun Annika. Valimiselt Luunja Hooldetööd siis esitanud arupärimise, mis puudutab siis Luunja Maanaiste Seltsi üürilepingut. Mina loen siis selle ette ikkagi koos küsimustega, sest ekraani taga võib-olla vaatajatel inimestel on raske hoomata küsimused kaupa. Esimene küsimus siis. Kas vallavalitsus on algatanud üürilepingu ülesütlemise menetluse üksnes ajutiselt peatanud või on vastav korraldus kehtetuks tunnistatud ning menetlus lõplikult lõpetatud? Palume viidata haldusaktile või otsusele. Vastus siis. Esiteks ei ole üürilepingu ülesütlemiseks vajalik mingit liiki haldusakti andmine või menetluse läbiviimine. MTÜ-ga üürilepingut sõlmides lõpetades tegutsetakse õiguslikus, mitte haldusõiguslikus ruumis. Teiseks ei ole juriidiliselt mitte mingisugust tähendust asjaolul, kas menetlus on peatatud või mitte. Ülesütlemise avaldus on tagasi võetud. Millisel õiguslikul alusel peab vallavalitsus võimalikuks hoida pikaajalist üürisuhet puudutavat menetlused määramata ajaks peatatuna, jättes lepingu poolele selgusetuks tema õigused ja kohustused ning tekitades kestva õigusliku ebakindluse. Ja vastus siis sellele küsimusele on vastatud juba esimese vastusega, ehk siis tähtajatu üürileping ei saagi mitte kunagi, seda ei saa keegi päris kunagi kindel olla. Et see oleks igavene, aga ülesütlemise avaldus sellegi poolest on tagasi võetud. Kuidas kavatseb vallavalitsus tagada, et Luunja Maanaiste Seltsi tegevuse planeerimine ja jätkamine? Jätsin midagi vahele. Vabandust, küsimus 2. Number vale. Vabandust. Kolmas küsimus. Mul oli numeratsioon siit vahelt ära. Kolmas küsimus siis. Kas vallavalitsus möönab, et olukord, kus üürilepingu lõpetamine on küll formaalselt peatatud, kuid sisuliselt jätkuvalt kavandatud või kujutada endast survemeedet, mis on vastuolus hea usu, hea halduse või õiguspärase ootuse kaitse põhimõttega? Kinnitan siis veel kord, et ülesütlemise avaldus on tagasi võetud. Seaduses silmis on absoluutselt iga üürilepingut õigus igal hetkel üles öelda, pidades kinni seaduses sätestatud etteteatamisest. Aga tänane ülesütlemise avaldus on tagasi võetud. Kuidas kavatseb valitsus tagada? See on siis 4. küsimus. Et Luunja Maanaiste Seltsi tegevuse planeerimine ja jätkamine ei oleks sõltuv vallavalitsuse määramata ajaks jäetud tulevastest otsustest asenduspinna sobivuse kohta. Vallavalitsus ei saa tagada,
ühe MTÜ tegevuse jätkumist mitte ühegi lepingu alusel. Tegemist on eraõigusliku ühinguga, kelle tegevus sõltub suures osas nende liikmete tegevusest. Vastasel juhul oleks tegemist omavalitsuse hallatava asutusega. 5. küsimus. Kas ja millal kavatseb vallavalitsus anda selge ning siduva seisukoha selle kohta, kas Luunja Maanesti seltsil on õigus jätkata Puiestee tänav 4 ruumide kasutamist pikaajaliselt või kas vallavalitsus on siiski võtnud poliitilise haldusliku otsuse seltsruumidest välja tõsta? Kinnitan veel kord, et ülesütlemisavaldus on tagasi võetud ja sellist otsust ei ole tehtud ega ka sellist otsust ei planeeri. Küsimus number 6. Kas vallavalitsus on valmis kohustuma, et enne mis tahes uue ülesütlemisotsuse tegemist viiakse läbi sisulised läbirääkimised seltsiga, palutakse alternatiivselt leebemaid lahendusi ning tumistatakse vastav otsus läbipaistva ja vaidlustatava haldusaktina? Alternatiivseid lahendusi kaalutakse alati. Nagu selgitatud, siis ei vaja tähtajatu üürilepingu ülesütlemist haldusakti vormistamist. Üürilepingu ülesütlemist on võimalik vaidlustada tsiviilkohtus. Faktiliselt seisneb valitsuse poolt viidatud vältimatu vajadus võtta Puiestee tänav 4 ruumid vallavalitsuse enda kasutusse ning miks ei ole seda vajadust korralduses sisuliselt põhjendatud, vaid on piiratud väitega. Vastus. Vältimatu vajadus tuleneb asjaolust, et vallavalitsusel on vaja ruume enda teenistujate kasutusse. Tuletan meelde, et tähtajatu üürilepingu lõpetamine ei vaja üürnike sisuliste põhjenduste andmist üürileandja poolt. 8. küsimus. Kas vallavalitsus on koostanud kirjaliku analüüsi või haldussisese otsuse eelnõu, mis kaaluti alternatiivseid võimalusi valitsuse ruumivajaduse lahendamiseks ning kui ei, siis kuidas on selline otsus kooskõlas hea halduse tava ja kaalutlusõiguse nõuetega? Ei ole kaalutud. Hea haldus on haldusmenetluse läbiviimise põhimõte. Kaalutlus on nõue haldusakti andmisel. Kumbagi siin rakendada ei ole tarvis. 9. küsimus. Millisel alusel ja milliste konkreetsete andmete ja millise ajavahemiku põhjal on tehtud järeldus, et Luunja Maanesti seltsi ruumide kasutus on olnud vähene ning miks ei ole seltsile enne lepingu ülesütlemist antud võimalust seda väidet vaidlustada või selgitada? Vastus siis seltsile. Aluseks on siis seltsile esitatud kommunaalarved ehk siis tarbimine, mis seal siis paari aasta jooksul on olnud. 10. küsimus. Kas valitsus viis läbi mõjuanalüüsi üürilepingu ülesütlemise mõjude kohta Luunja kogukonna elule ning konkreetsele ühendusele ning kuidas selline otsus on kooskõlas kohaliku omavalitsuse kohustusega toetada kodanikualgatust ja kodaniku tegevust? Ei ole. Ühe üürilepingu mõju ei saa olla elu üle niivõrd suur ja eksistentsiaalne probleem. Oleme lubanud, et kaalume alternatiivseid ruume. Ütlen veel suusõnaliselt juurde, et ülesütlemisavaldus on tagasi võetud, ehk siis me ei tegele sellega täna enam. Küsimus 11. Kuidas saab valitsus väita, et kultuuri ja vaba ja keskuse ruumide kasutamise võimalus eelneval kokkuleppel on sisuliselt võrreldav senise püsiva kasutusõigusega, arvestades, et tegemist on ajuti, ebakindla ja valitsuse diskretsiooni sõltuva lahendusega. Nagu juba eelnevalt selgitatud, siis lepingu ülesütlemisavaldus on tagasi võetud. Võimalik lahendus pakuti välja tulenevalt kommunaalarvetest, millest oli näha vähene kasutus. Küsimus 12. Miks ei kaalunud valitsus enne lepingu ülesütlemist leebemaid ja proportsionaalseid? Näiteks ühiskasutus, osaline kasutus või ajutine kokkulepe, kuigi need on võimaldanud tasakaalustada valitsuse ruumivajadust ja kogukondliku tegevuse jätkamist. Kaaluti, kuid kahjuks ei ole ristkasutus võimalik, kuna eraldi ruume vajab just nimelt sotsiaalosakond ja valdkonna delikaatsust arvestades ei ole siis võimalik. 13. Millisel õiguslikul ja faktilisel alusel peab vallavalitsus oma korraldust kooskõlast olevast hea tavaga ja halduse ja õiguspärase ootuse põhimõtetega arvestades üle 20 aasta keskmine lepingulist suhet ning seltsi senist panust Luunja valla kogukonna ellu. Küsimus on vastatud juba eelnevate vastustega. Lisan siinkohal, et kellelgi ei saa olla õiguspärast ootust sellele, et üürilepingu või ükskõik millise kestvuslepingu alusel on võimalik tegutseda igavesti. Aga lisan veel siia lõppu. See menetlus on lõpetatud. Avaldus on võetud tagasi. See päevakorrapunkt läbi käidud. Ja viimane päevakorrapunkt on meil infopunkt, et Annika, kas sul on meile midagi? Jah, tegelikult seda kaevanduse teemat puudutada, aga selle me tegelikult juba arutasime ära. Selle sama nüüd järelpärimise, mille ma just siis ette kandsin, et selle raames ka ma saan aru, et see kuidagi ebaselgus on jätkuvalt jäänud.
ja eelmisel nädalal ka korraks Maanaiste Seltsi esindajaga oli võimalus suhelda. Rääkisime ka sellest, et kui see ebaselgus jätkuvalt on, siis palusin pöörduda minu poole ja see küsimus uuesti küsida, et ma saaksin kinnitada, et selle lepingu ülesütlemise avaldus on tagasi võetud ja sellega täna ei tegeleta, et mingis mahus. Ja olulisi ja minul on. Jah, palun. Mul on selline väike kommentaar, pigem selline murelik, et nüüd on siis juba teine istung, kus me tegeleme pikkade ja lohisevate arupärimiste ja nendele vastamisega. Ja minu seisukoht on, et antud olukorras opositsioon lihtsalt vastandumise mõttes ja te ei ole üldse valmis tegelema päris tööga, mis puudutab siis vallaelanikke. Et ma pean seda teie käitumist hetkel koalitsiooni kurnamismeetodiks, aga kes räägib vahele? Et ma võin kinnitada, et koalitsioon on tugev, me toetame üksteist. See on väsitav, jah, tunnistame teile, aga meil on olemas kõik inimesed, kellel on kompetents, võimekus ikkagi seista selle eest, mis puudutab Luunja valla tulevikku, olevikku ja tegevusi. Nii et ma tõesti kutsun teid üles selline kurnamismeetod lõpetama ja veelgi kriipim on olukord, et vaatamata sellele, et te olete produtseerinud juba nädalas 2 ettepanekut ühele koalitsioonipartnerile moodustada uus koalitsioon, siis ma ei saa aru teie kahepalgelisusest, kui ma näen, mis täna Postimehes on ilmunud, et see näitab tegelikku teie nägu ja need sotsiaalmeedia kommentaarid, mis on juba, ütleme, verbaalselt ebatsensuursed, siis kutsuge need kommenteerijad palun tagasi. Mõned neist on teile väga lähedal seisvad pereliikmed, et kui kasutatakse tõesti neid musti ja karvaseid väljendeid, siis ei saa olla see kuidagi märk lugupidamisest kogu selle vallavalitsuse ja tegevuse ja kogu Luunja valla elanike osas, et saage aru, valimised on möödunud, Luunja valla rahvas on oma sõna öelnud. Näidake, võtke endale nüüd see hetk ja mõelge, kus valesti läks ja ärge trünnige. Aitäh. Oli kellelgi veel küsimus? Haarasin. Küsimus mul ei ole, aga mul on tegelikult kõigepealt ma tahan volinike tähelepanu juhtida sellele, loodetavasti kõik on sellega kursis, et Luunja vald on saanud väga korraliku tunnustuse osaliseks eelmisel nädalal, siis Kadi Kalmus on tunnistatud siis maakonna parimaks kultuurikorraldajaks. Et see on tunnustus loomulikult kõigepealt Kadile endale, Luunja kultuuri- ja vabaajakeskusele, aga laiemalt võttes ka tegelikult Luunja vallale. Et Kadi on tõesti teinud nagu väga head tööd aastaid. Ma ei taha kuidagi rõhutada, et Kadi oleks nagu väga eriline kõikide teiste meie valla töötajate hulgas. Et Luunja vallas on väga palju tublisid töötajaid ja need on kõikides asutustes ja meie asutused töötavad kõik nagu selles mõttes väga korralikult ja on ka paljud töötajad tunnustust saanud. Aga kuna see tuli nüüd nagu värskelt just, et siis selles mõttes kõigepealt nagu palju õnne Kadile ja ka Luunja vallale, et see on nagu oluline märk ja see on väga positiivne asi. Aga mis kindlasti positiivne ei ole, on see, et tänasel päeval Kadi ei tööta enam Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuse direktorina. Ja kuna see töösuhe sai lõpetatud, siis järelikult seal pidid olema põhjused, ega mina neid põhjusi täpselt ei tea, aga igal juhul igasugune töösuhe lõpeb siis, kui kas ühel osapoolel või mõlemal osapoolel ei ole enam võimalik või ei ole soovi seda töösuhet jätkata. Et ma nagu päris hästi aru ei saa, et kuidas meie maakonna parim kultuurikorraldaja siis mõned päevad hiljem enam selles ametis ei ole.
aitäh. Võtaks siit kohalt küsimused üle, meil on 2 küsimust, üks on vallavanemale, teine volikogu esimehele, ma alustan küsimusega vallavanemale. Et viimane kord, kui vallavanem külastas Luunja Kultuuri Vaba Aja Keskuse töötajaid, jäi meil kokkulepe, et 23. veebruaril minu viimasel tööpäeval määratakse direktori kohusetäitjaks siis Luunja Kultuuri Vaba Aja Keskuse töötaja. Tänaseks seda käskkirja ei ole tulnud, vallavanem on võtnud endale ise otsuse, et hakkab ise asutust juhtima, allkirju või telemas arveid kinnitama ja nii edasi. Et ma küsin, et kas see on nüüd, kas see olukord muutub või see jääbki niimoodi ja millega te seda põhjendate, et see nii täna on? Olukord kindlasti muutub ja KT-ga määratakse. Et sellest ma olen juba rääkinud tegelikult Merliniga, kes pöördus kirjalikult, rääkisime ka tegelikult Maarjaga, kui me saime kokku laulupeo asjus siis esmaspäeval. Täna pidi see käskkiri tulema, ta ütles. Aga no me istume veel täna siin volikogus, aga ja määratakse ikka, et kõrgemal seisva asutuse juht ei saa sellist asja teha, saab teha ainult ajutiselt ehk nii kaua, kui siis määratakse ja määratakse. Ei ole küsimus. Ma loodan, et see tuleb siis, sest et KT peab pääsema ligi arvetele, ta ei oska muidu oma tööd korraldada. Ja teine küsimus on mul volikogu esimehele, et Kaimo, teie kui põline luunjakas, milline on teie isiklik seisukoht Luunja Kultuuri Vaba Aja Keskuse juriidilise vormi muutmise ja restruktureerimise kohta? See on arutelu pooleli, et see on üks võimalus, et see muudatus tuleb. Nii, et... Ei ole 100% kindlasti, aga teie seisukoht, kas on vajalik? Kas on vajalik? Pigem on vajalik, jah. Sellisel juhul ma küsin teie käest, et ma olen seda sama küsimust küsinud korduvalt vallavanema käest, korduvalt kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe käest, et milline siis on kogu selle tegevuste ajakava, millal kaasatakse kogukond, millal algavad arutelud, millal tehakse uuringud ja millal võiks arutelud juba käivad, eks te olete ka ise seal komisjonis mõelnud, eks kultuurikomisjonis ja see on see koht, kus see arutelud kõigepealt kindlasti piita hakkavadki, kus need analüüsid läbi viiakse, kindlasti ka vallavalitsus need asju analüüsib. Ja need on kindlasti juba olemas. Aga ma ei oska sulle täna öelda lõpetada. Millal kaasatakse kogukond aruteludes? Tegelikult see komisjonis arutelud käivad, siis põhimõtteliselt on kogukond kaasatud, sest et seal on nii volikogu liikmed, mida on ka liikmed väljaspoolt. Aitäh! Ja sain oma vastuse. Aitäh! Ja ma kommenteeriksin seda, et Arendakson mainis, et Kadi Kalmus sai vist parima valla või täpselt ei mäleta mingi see Tartumaa. Tartumaa ja mina loen muidugi siit, et aastapreemia pälvis Kadi Kalmus südamega tehtud kultuuritöö eest kohalikul ja maakondlikul tasandil. Et see mingine parim valla või mis iganes maakonna preemia. Vald ja maakond, niimoodi, siis vald, maakond. Südamega tehtud töö preemia. Et lihtsalt kommentaar Ulvile, et opositsiooni tööülesanded on reguleeritud seadustega ja opositsioon teeb tööd nii, nagu meil see võimalus on ja läbi arupärimiste, et kui teisiti ei ole võimalik viia valla juhtimist ausale juhtimisele, mis oleks tasakaalustatud ja seaduslik, siis arupärimised ja ka umbusalduse avaldamised ongi need töövormid, millega on võimalik tööd teha. Tegemist ei ole mingisuguse poliitilise sõuga ega kellegi isikliku rünnakuga, vaid juhtida tähelepanu nendele puudustele ja lootus, et need puudused saavad likvideeritud ja saab valla elu ja juhtimine kogukonnale suunatud. Teiseks, ma tahaksin esitada küsimuse volikogu liikmele Kaja Isile. Et hetkel loodan, et see, mis küla pealt tuli jutt, et naabritega olete rääkinud, siis Kadi Kalmus ei ole esitanud lahkumisavaldust ja palun mitte levitada valeinformatsiooni. Ma loodan, et see on paar maja elanikku ainult.
naabritega, kellega sai seda arutatud. Ehk siis, et kui sa seda juttu levitad, siis palun esita lahkumisavaldus, et me saame tõendusmaterjali, et Kadi on esitanud lahkumisavalduse. Ja kuulen lihtsalt vahel korraks küla pealt ka seda, et Kadi on lahti lastud, ka seda ei juhtunud. Me läksime lahku osapoolte kokkuleppel. Absoluutselt. Just kahepoolsel kokkuleppel, ehk siis seda juttu, et Kadi on lahti lastud, ka see on ebaõige. Seda ei ole juhtunud. Lihtsalt vahekomme. Absoluutselt. Ei ole seda ka kuskil väljendanud. Jah. Aga kahjuks on nii, et kogukond on väga ärevil ja loomulikult sellised jutud tulevad. Tahaks ka vastata, täiesti tahaks teada, kes on see naaber, kellega ma olen sellisel teemal üldse suhelnud. Me saame seda pärast arutada. Ei ütleks kohe avalikult, sest rahvas ka kuuleb. Vaevalt, et naaber tahab seda teada avalikult. Aga niimoodi julgeb nagu öelda, keda mina ei tea, kellega ma oleks üldse rääkinud sel teemal. Kui ole seda rääkinud, siis on hästi. Väga hea, super. Need on need samad kuulujutud, mis kogu aeg levivad, aga mitte kellegi suust, et tegelikult ei pärine. Aga meieni jõudsid. No see näitab veel kord opositsiooni arrogantset suhtumist, et tõesti, Kaire, kui sa lõid siin välja teemad, Kaja Õis vasta mulle, siis kes julges sulle rääkida, las ta siis ütleb, et Kaja Õis talle seda ütles. See on täiesti lubamatu hetkel selline arutelu. Tõesti, nagu et öeldakse, et Kadi Kalmus lasti lahti, aga sellest ei räägi, et kui ma olin ka volikogu liikmena viimasel kultuurikomisjonil, kus me kõik kinnitasime, Kadi kõrval istus Restardi liige, kes ütles, et aga Kadi, et sa oled ju võimekas juht, et meil on olemas see. Me kinnitasime seal, et mitte keegi ei kaota oma töö, aga mingil põhjusel Kadi tundis, et ta ei taha või mis ajendas teda minema vallavanema jutule. Meie ei tea, vallavanema on hoidnud meid sellest väga suures saladuses, mis on väga õige temalt poolt, millised on need sinu ja vallavanema vaheline kokkulepe, et te sõlmisite kokkuleppe, et sa lähed ära, kuigi me kinnitasime viimasel komisjonis, et sa oled võimekas juht, aga sa otsustasid siiski lahkuda. Okei, tänu. Ma vastan korraks sellele moraaliutlusele. Palun. Et esiteks tõesti ma ei oska öelda, kas Üli Ainla on võetud palgale moraalispetsialistina, et need statementid sealt on ikka päris piinlikud kuulata. Aga minu ja vallavanema kokkulepe on meie omavaheline asi. Mina seda ei avalda, ma loodan, et ka vallavanem mitte, sest muidu vastasel juhul on vallavanemal suhteliselt piinlik ja ma arvan, et me tõmbame sellele teemale joone alla. Nüüd on järgmine küsimus see, Luunja Kultuuri Vabaajakeskuse saatus ja uue juhi valimine. Vallavanem lubas Luunja Kultuuri Vabaajakeskuse töötajatele, et kiiremas korras kuulutatakse välja konkurss, valitakse uus juht, soovitavalt selline, kes ei ole seotud Luunja valla poliitikaga, et Luunja Kultuuri ja Vabaajakeskus saaks jätkata, et Luunja vallas jääks normaalne kultuuri, noorsootöö ja spordielu. Ma loodan, et see konkurss tuleb võimalikult kiiresti, et sellel konkursil tuleb võimalikult neutraalne komisjon ja valitakse asjakohane juht. Aitäh. Aitäh. Nii, siis on meil jäänud veel. Mul on ka küsimus. Kui kindel? No, ja ma selle sama teema raames, viimase teema raames. Lühikene küsimus. Ja, et nagu selles suhtes väga mugav on öelda, et te jätate nagu kommenteerimata, aga samal ajal te ise kommenteerite seda, et kogukond on ärevil. Ja kogukond ongi ärevil, aga mille pärast? Selles suhtes, et kes on neid jutte nagu rääkinud ja ajanud kogukonna ärevile, sest meie ei ole seda teinud. Nüüd teie siis jätate vastamata, et miks teie lahkusite, aga miks on siis kogukond ärevil? Kogukond on sellepärast ärevil, et Luunja Kultuuri Vabaajakeskuse tegutsemine on ohus ja see on väga suur põhjus, miks kogukond on ärevil. Kuidas see ohus on? Just nimelt täna. Kas me hakkame siin jätlema? Ei, ma arvan küll, et me ei hakka, sellepärast siin Krisil oli viimane repliik ja... Ma ei hakka. Ma olen seda nii palju rääkinud, kuidas ohus on, pole mõte. Aitab. Et nüüd läheb asi väga isiklikuks, et ärme sinna läheme, et proovime jääda viisakaks. Ehk siis, meil on viimane asi kokku leppida, et järgmise volikogu toimumise päev, see 26. märts, peaks olema neljapäev jälle, kuu viimane. Kellaaeg hetkel ei tea, täpsustub. Kõige varem kell 1, ma arvan. Ja tänud ja kohtumisel. Aitäh.